Mina olen Aivi Osman ja igapäevaselt töötan Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi juhina. Meie koolis on õpetajate koosõppimine olnud töö loomulik osa juba 2 õppeaastat. Täna räägin teile sellest, kuidas võiks õpetajate koosõppimist koolis korraldada ja millised on olnud meie kogemused selle tegevusega seoses. Alustan sellest, miks on õpetajate koosõppimine ja uute praktikate rakendamine üldse oluline. Täna töötab Eesti koolides väga erineva ettevalmistusega ja kogemusega õpetajaid ja ma ei räägi isegi kvalifikatsiooninõuetest, vaid sellest, mis oli õpetajahariduse sisu 30 või 40 aastat tagasi ja mis ta on praegu. Ja ka sellest, kui palju on õpetajate töövahendid aegade jooksul muutunud. Tehisintellekt ja erinevad digitaalsed keskkonnad on praegu õpetajaks õppijate loomulik õppimise osa. Samas õpetajad, kes on kaua juba klassiruumis olnud, nendel on jälle kogemus, kuidas õppetööd niimoodi planeerida ja läbi viia, et kõige paremini jõuda õpilasteni ja sealjuures ka ennast hoida. Koosõppimine loob võimalused erinevate valdkondade teadmiste ühtlustamiseks ja just meie kooli konteksti ja meie kooli õpilaste jaoks sobivaks muutmiseks. Kui koolis koosõppimisel me keskendume täpselt nendele õpetajatele ja õpilastele, kes meil on ja tegutseme selles keskkonnas, mis meid parasjagu ümbritseb, siis me loome ja arendame neid õpetamispraktikaid, mis just meile sobivad. Koos õppides tekib võimalus kolleege ja ka nende pädevusi lähemalt tundma õppida ja täiesti kindlasti mõjub koos õppimine hästi omavahelisele suhtlusele ja toetamisele, mis omakorda lõppkokkuvõttes liidab kollektiivi. Kuidas siis oleme meie Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpetajate õppimist toetanud? Usun, et nõustute, et igal tegevusel peab olema eesmärk ja ressurss selle eesmärgi saavutamiseks. Õpiringide tegevust planeerides on mõistlik jälgida, et see toetaks üldtööplaanis seatud õppeaasta eesmärkide saavutamist. Üldse peaksid kõik tegevused koolis, nii päevakava, korraldatavad üritused, osalemised projektides ja programmides ja ka koos õppimine toetama sama eesmärgi saavutamist. Siis ei teki meil küsimust, et miks me kõiki neid asju teeme. Kui meie õppeaasta üks eesmärkidest näiteks ei ole toetada õpilaste head hakkamasaamist tehnoloogiarikkas keskkonnas, siis on ka väga raske õpetajaid motiveerida ennast arendama ja õppima tehisintellekti teemadel. Ja ehkki üldtööplaani reeglina paneb kokku juhtkond, siis meie koolis tuleb sisend nii ainevaldkonna juhtide kui õpiringi juhtide kaudu siiski õpetajatelt endilt. Seega on õpiringis õppimine ja koos tegutsemine ka üks võimalus õpetajatel kooli arendustegevustes kaasa rääkida. Täiesti loomulik on mõelda, et kust võetakse see aeg. Oleme proovinud koostöö ja koosõppimise jaoks erinevaid lahendusi. Näiteks iganädalane tundide järgne koostööaeg mõne tööpäeva lõpus, aga meie jaoks need lahendused ei toiminud. 2 aastat tagasi korraldasime õppetegevuse ümber nii, et iga kuu on õpilastel iseseisva õppimise päev ja samal ajal on õpetajatel koosõppimise päev, millest siis õpiring on maksimaalselt 1,5 tundi. Sellise töökorralduse kõige positiivsem külg on see, et õpetaja saab sellel päeval keskenduda ainult iseendale ja enda arendamisele. Ta ei ole häiritud lõppenud tunni tegevustest, samamoodi ei pea ta mõtlema, kuidas järgmist algavat tundi läbi viia. See aeg on tema enda jaoks. Ja
Koosõppimise päevad oleme tööplaanis hajutanud, ehk siis need toimuvad erinevatel nädalapäevadel. Mõnel kuul on see esmaspäev, teisel kuul on ta teisipäev ja nii edasi. Koosõppimise päevade puhul ei teki ka küsimust, et kas see mahub minu tööaja hulka. Kindlasti mahub ja lisaks on sellel koosõppimise korraldusel, sellisel korraldusel ka hoopis suurem mõju, sest meie fookuses on ju alati õpilane. Ja kui aastaid tagasi toimusid meil nii-öelda vabatahtlikud õpiringid, siis osales nendes umbes 10% õpetajatest. Põhjused olid individuaalselt kindlasti väga erinevad, miks ei osaletud, aga analüüsides, millist mõju avaldasid nende 10% õpetajate uued oskused ja praktikad kõikidele õpilastele klassiruumis, siis see mõju ei saanudki olla väga suur. Ja kohustuslikkus on selles mõttes vale sõna, et uutest praktikatest viib õpetaja klassiruumi ikkagi selle osa, mis tema õpilaste puhul võiks töötada ja millest ta ennast piisavalt kompetentsena tunneb. Aga toetavate koosõppimise tingimuste loomisega me loome selle keskkonna, kus võimalikult paljud õpetajad arutlevad, jagavad kogemusi, õpivad ja loovad just meie kooli õpilastele ja meie kooli tingimustesse sobivaid õpetamispraktikaid ja tõenäosus, et koos õpitut rakendatakse klassiruumis, see on ikkagi oluliselt suurem. Õpiringide korralduslikust poolest nii palju veel, et meie koolis on õpiringide eestvedajate rollis meie õpetajad. Esimesel aastal rakendasime taas teatavas mõttes sundi ehk palusime õpiringide eestvedajad välja pakkuda igal aineühendusel. Nii alustas siis 6 õpiringide eestvedajat, õpetajat, kellele mina püüdsin siis toeks olla. Järgmisel aastal liitus täiesti vabatahtlikult meie tiimiga veel 2 õpetajat, mis oli hästi positiivne muutus. Ja kindlasti ei tohi jääda muljet, et tegemist on mingisuguse vabatahtliku tööga ja seda ka tasu mõttes. Nii see olla ei saa ja meie koolis ka nii see ei ole. Eestvedaja töö on toetatud ja tasustatud. Õpetajal on soovi korral võimalik eestvedamise töö lisada oma koormuse hulka ja anda vähem kontakttunde või teisest küljest, kui ta tunneb, et jaksu on rohkem, siis saab ta selle lisada ka oma nii-öelda normkoormuse juurde. Kuna aineühendustes kohtuvad sama valdkonna õpetajad, siis õpiringides õpivad koos erinevate kooliastmete ja erinevate ainete õpetajad. Grupid me moodustasime digitaalse loosiratta abil ehk täiesti juhuslikult ja kui me alguses kartsime, kas see meetod toimib ja kas tekib selline mõnus koostöö, siis esimese õppeaasta lõpuks avaldasid õpetajad arvamust, et samasugused grupid võiks jätkuda ja samamoodi võiksid jääda siis samaks grupijuhid. Nii et juhuslikkus võib vahel olla ka abiks. Ja kui me meenutame korraks eesmärgistamise olulisust, siis just ühine kõiki õppijaid, nii õpilasi kui õpetajaid mõjutav eesmärk on see, mis aitab õpetajal näha, et ka hoopis teise valdkonna ja teise aine õpetaja ja tema rakendatavad töömeetodid võivad mõjutada ka seda, kuidas õpilane minu tunnis õpib ja uusi teadmisi omandab. Ja igaüks omal moel, aga me kõik töötame ühise eesmärgi saavutamise nimel. Veel üks hirm, mis meil seoses koos õppimisega oli, puudutas tunnivaatlusi. Teame ju, et teoreetilisi teadmisi omandada ja nende sobivuse üle arutleda on üks asi, aga praktikasse rakendada hoopis teine. Ja kui alguses pisut peljati, kas vaatlemine on äkki hoopis kontrollimine, siis tegelikult said õpetajad üsna varsti aru, et kolleegi tunni vaatlemine on puhas omakasu. Kui hea tava, kuidas ja mis eesmärgil tunnivaatluses osaletakse,
on õpiringides kokku lepitud, siis me kõik teame, mida me tahame mõne klassiga või mõnda teemat õpetades teistmoodi teha ja tunnivaatlus annab väga hea võimaluse jälgida, mismoodi toimetab selle teema või õpilastega minu kolleeg. Sama eesmärgi täidavad ka koolikülastused ehk sarnase sihiseadega koolidelt õppimine ja kogemuste jagamine aitab tekkida kogukonnal ja vahetada siis muljeid natuke laiema õpetajaskonnaga kui ainult oma koolis. Lisaks tunnivaatlustele saame ühiselt õppides otsa vaadata ka andmetele. Kas see, mida me rakendame, jõuab ka päriselt klassiruumi ja õpilasteni? Muidugi on võimalik, et juhtkonna liige teeb ülevaate toimunud uuringust, selle tulemustest ja esitleb neid tulemusi mõnel töökoosolekul, aga meie praktika on näidanud, et mõju ja kasu on hoopis suurem, kui õpetajad ise saavad andmetega tutvust teha ja neid andmeid tõlgendada. Et kuidasmoodi siis see tegevus, mida mina klassiruumis teen, kuidas õpilased seda tajuvad ja kas see on seoses, kas see täidab seda eesmärki, mida me saavutada tahame. Selle teemaploki lõpetuseks ma tahan rõhutada ka juhtkonna toetuse olulisust. Igale õpetajate poolt eest veetud tegevusele on äärmiselt oluline, et juhtkond ka oleks kohal ja panustaks sisuliselt, sest see loob palju rohkem usaldust ja seotust kui aasta lõpus määratud preemia. Lõpetuseks olge hoiatatud, ma räägin nüüd muutustest, mis võivad kaasneda õpetajate koosõppimisega. Koolikultuuri uuringu andmete põhjal meie koolis juhtus nii, et tõusis rahulolu erinevate koolikultuuri ja õpetajate tööd puudutavate aspektidega. Õpetajad väärtustavad tunnivaatluste kogemust rohkem. Samuti on tõusnud õpetajate eestvedamise valmidus. Lisaks õpetajad väärtustavad koos õppimist ja sellega seotud kulu hindavad nad madalamalt. Ehk siis nad ei pea loobuma muudest enda jaoks olulistest tegevustest, et saaks koos õppida. Ja kindlasti on õpetajad oma õppimisega ka õpilastele eeskujuks, sest koosõppimise päevad ei jää õpilastele märkamata ja varem või hiljem tekib küsimus, et aga mida te õigupoolest sellel päeval teete. Seega on mõistlik ka lastevanematele ja õpilastele seda infot jagada, et miks siis õpetajad koos õpivad ja mida nad täpsemalt koos õpivad. Kokkuvõtteks on koos õppimine meie jaoks koolikultuuri loomulik osa. Et me ausalt öeldes ei kujutagi ette, kuidas seda saaks nüüd juba teistmoodi teha. Lähenevaks tiihüppeks valmistumisel soovin ma meile kõigile palju uudishimu ja palju julgust koos õppida ja avastada.